Formentor on särtsakas ja temas on iseloomu. Ka kõige lahjem Formentor omab täiesti mõistlikud 150 hobujõudu, kiirendab 0-100 alla 9 sekundi. Aga Formentori ostjate lemmikuks on 310 hobujõuline versioon, 2-liitrine ja kiirendab 0-100 4,9 sekundiga. Aga see ei ole kumbki neist. See on Formentori eriversioon lisatähisega VZ5. 2,5-liitrine mootor, 390 hobujõudu, maks 480 newtonit, 0-100 4,2 sekundiga. No miks ta siis veel eriline on? Nende tootmisarv piirati 7000 ühikuga ja Eestis on ametliku radapidi neid ainult 5 tükki. Teistest Formentoritest eristab teda meeldiv kogus karbonit, mis teeb sõiduki kindlasti kergemaks. Teravam silm märkab ka teistsugust kapotti, esistanget, tagadifuusorit, ägedalt palju neid kuprale iseloomulikke pronksikarva detaile. Muidugi siin on tummisemad pidurid, madalam vedrustus, laiem rööve ja pagan. Ma ütleks, et nii nagu Särki ütleb, HS, need korvistmed, kuhu ta sind igal kiirendusel surub. Ja sellel autol on drift mode. Ma sõitsin, ma nautisin ja ma võiks selle sõidukiga sõitma jäädagi. See asi ka. Kui Cupra brändi nime tuleb sellistest 2 sõnast nagu Cup Racing, siis see lisatähis VZ, mida kannavad ka natukene veel siiski lahjemad kui see VZ5 tähisega masinad, tuleb hispaaniakeelsest sõnast, mis siis tähistab kiirust või kiire veloč. Tšau!